Väikeseid lapsi jälgides võib jääda mulje, et nad liiguvad tohutult palju. Tegelikult on see mulje petlik, nad küll liiguvad, aga nad liiguvad puhangutena. Mujal läbi viidud uuringud näitavad, et tegelikult koolieelikud veedavad 2/3 kuni isegi 3/4 oma ärkveloleku ajast istuvates tegevustes ja selliseid tegevusi, mis tegelikult arengut ja tervist toetaksid, selliseid liikumistegevusi on heal juhul 5% nende päevast. Tartu Ülikooli värskes uuringus selgus, et lausa 2/3 4–5-aastastest lastest liigub vähem kui igapäevaselt vajalik ja kolmandik liigub lausa poole vähem kui tegelikult vajalik. Istuvast eluviisist hoidumisele tuleks tähelepanu hakata pöörama praktiliselt sünnist saadik. Juba enne esimest sünnipäeva on oluline, et laps saaks liikuda nii palju kui võimalik läbi kogu päeva. See tähendab näiteks siis vähemalt pool tundi päevas kõhuli olemist, põrandal mängimist, beebiujumist, kõiki mooduseid, mis on sellele lapsele jõukohased. Kes juba jalad alla võtab, see peaks saama liikuda kokku vähemalt 3 tundi päevas ja sellest tund aega võiks olla ikkagi sellise tugevusega aktiivset liikumist, et laps saab naha märjaks ja korralikult rahmeldada. Tähelepanu tasub pöörata ka sellele, et lapsed ei tohiks olla istuvas asendis, näiteks kõhukotis, söögitoolis, järjest rohkem kui tund aega korraga. Kui mõelda, mis see väikeste laste kehaline aktiivsus on, siis ta ei olegi mitte midagi muud kui aktiivne mäng ja selleks tuleb neile aega ja võimalust pakkuda. Kuni 2. eluaastani ei peaks lapsed üldse ekraane vaatama. 2-aastastel öeldakse, et ülemine piir on tund aega ja vanematel lastel ei tohiks meelelahutuslikku ekraaniaega olla päevas rohkem kui 2 tundi. Igal juhul, mida vähem, seda parem. 5-aastaste ja vanemate puhul tuleks jälgida, et vähemalt 3 korda nädalas saaksid nad teha selliseid tegevusi, mis koormaksid luid ja lihaseid, näiteks ronida, hüpata, võimelda ja mängida kõikvõimalikke palli- ja jooksumänge. Aktiivsele eluviisile ja liikumisharjumustele pannakse tegelikult alus varajases lapsepõlves.